videoõpe ja harjutused tunduvad minu meelest juba selle poolest mõjuvamad, et ma saan rahulikult võtta endale oma aja. Nii et tegelikult on see, et kui ma olen need harjutused juba eelnevalt ära teinud, siis ma tulen juba tundi ja mul on juba reaalsed küsimused, mida ma võib-olla ei julgeks küsida siis, kui ma teeksin neid kohe koha peal. Mulle hästi meeldis see. Ja ma arvan, et ma tänu sellele tegelikult ka omandasin neid asju rohkem. Just nimelt see, et mul oli see täiesti see nii-öelda kvaliteetaeg, mina nende harjutustega ja ma saan tõesti tulla siia juba nii-öelda teisel tasemel. Esiteks, miks mulle see meeldis, on see, et ta oli mugav. Kiire eluviisi juures ei leia tihti peale aega raamatut kätte võtta või töövihikut. Seonduvalt ka sellest, et tihti peale tuleb arvuti taga istuda tööd teha, siis võtad väikse pausi ja teed selle videoharjutused läbi koos teooriaga. Ja videoõppes on nad väga hästi kompaktselt, nii teooria kui ka praktilised harjutused omavahel põimitud selliselt, et neid on huvitav teha. See pani nagu rohkem läbi mõtlema. Kuna alguses selle teooria saab nii-öelda selle nagu põhiteooria saab videost ära vaadata, lisaks sinna kohe need harjutused juurde teha. Ja see nagu on ettevalmistus ka nii-öelda selleks kohtumiseks, ehk siis sa oled juba nende asjade peale mõtisklenud ja tegelikult iseenda jaoks väga paljud asjad läbi mõelnud. Te lennujaamas paned oma klapid pähe ja vaatad seda videot, kirjutad vastuseid ja kedagi see ei häiri ja endal on väga mõnus seal pisikese mulli sees nagu olla. Nagu ise midagi väga palju targemat teha pole. Ma olen mõelnud, et kuidas ikka lähed soovitama seda tuttavatele sõpradele, et ole hea ja mine nüüd sellel koolitusele, et ma näen, et sul suhe lapsega ei ole väga hea. Aga mulle nagu tundub, et ma olen saanud nii palju kindlust juurde täna, et ma võin vähemalt küsida, et kui tuleb teemaks probleemid lastega või suhted lastega, ma võin küsida oma tuttavatelt ja lähedastelt, et kas te tahaksite, et teil oleks parem suhe lapsega. Et sellisel juhul ma tean, kuhu või mida tasuks proovida, et see suhe paremaks läheks. Mul on toakaaslased, on 3 ema, kui mina juba käin, et siis peaks ikka kõik käima. Ma soovitaks ka seda koolitust iga kell igale lapsevanemale. Jah, et ma ütlengi, et ma ei tea ükski mu sõber või tuttav, kes on lapsevanem, kellel ei oleks nagu nii-öelda kasu sellest koolitusest. Mina algen soovituse juurde, ma ütlesin oma kolleegidele ka selle, et ega nendest oskustest on kasu ka näiteks tööalaselt või suheldes ka teiste täiskasvanud inimestega. Äris ja lepingute, mõtlen äris ja mingite tingimuste läbirääkimisel väga tihti raiutakse nagu väga jõuliselt mingit enda fakte ja olen tähele pannud, et suuremad edukamad firmad, kes meile nagu tööd teevad, et suuremad edukamad omavad ka paremad läbirääkijaid, kes kasutavad tegelikult neid samu elementaarseid suhtlemisoskusi. Nad on lihtsalt meeldivamad suhtlemispartnerid. Nemad on edukad. Ma soovitan seda koolitust kõikidele lastevanematele. Ja mitte ainult lastevanematele, ma soovitaksin seda koolitust ka õpetajatele, klienditeenindajatele, kõikidele nendele inimestele, kes tegelikult peavad suhtlema. Sest et tulles siia koolitusele selle jaoks, et õppida suhtlema oma lapsega, usun ma, et ma olen parem suhtleja ka mujal, sest tegelikult need asjad kehtivad igal pool, igas valdkonnas. Kindlasti, mida varem, seda parem, ma arvan, sest minul on juba 3 ja ma juba tundsin, et ma oleks võinud juba aasta tagasi tulla.